Okei, aga siis paneme kaamera rollima. No tere, salajutud podcast. Alustasime. Alustasime. Ma ei mingi, mis see tuisutad Ma läksin work mode'i. Okay. Salajutud podcast, siis on jumal 15. hooaeg, esimene episood, aga numbriliselt siis mingi 114. Nii et tere. Tere, vana kere. Ja nagu ma tean, et see hooaeg ikkagi nagu et see on 8 episoodi ja bla, et me ei tee pauset, siis see ei tohiks nagu olla midagi, et uus hooaeg, aga ikkagi mul on alati nagu uued, meil on sponsorid, et uus hingamine natuke stuudios. Nii et 15 hooaega oleme seda pulli teinud siin. See on crazy. Aga räägi, mis kohe tõusudest ja mõõnedest äkki või? No räägi, mis on sinu tõus olnud? Tõus oli kindlasti, ma arvan, muusikaauhinnad. See oli päris lahe üritus, ma iga aasta tegelikult ootan seda. Eelmine aasta me ei käinud, sest et me olime Egiptuses. Olime Egiptuses, aga muidu ma iga aasta olen käinud ja see on alati hästi fun ja näeb hästi palju tuttavaid ka ja nagu saab nagu juttu rääkida ja igatahes vinge oli. Ja see oli tõus. Ma tahaksin enda mõõnast rääkida. No räägi. Mõõn tuli siis peale muusikaauhindu. Reedene hommik mina ärkan. Ikka natuke vaata sai võetud. Ja siis mõtlesin, et mul oli hull omlettisöö, kes siis mu subscriber näeb seda, sest et ma seal jäppisin 5 story't, et ma saaks omletti. Ja siis ma lõpuks tõusin, tegin omletti endale mõnus ja siis helistab mulle härra Sten Seeder. Ja ta ei helista, vaid ta pommitas mind mitu tundi, et ma läheks nendega peole, sest nemad olid ikka veel peol. Ma olin mingi, ma ei tule, et ma just ärkasin kodus ja Sten ütles, ei, sa pead tulema, tapan ennast muidu ära. Aga see on kõige casualim viis tegelikult üldse, kuidas nagu oma tahtmist saada. Ma teen seda nii tihti. Reaalselt ja siis läksin taksoga Sakku ja siis sellest sai üks huvitav nädalavahetus, sest et ma läksin ju mingi, lihtsalt te olid seal kellegi sõbra majas ja ma tõmbasin oma veluuridressi selga ja ütleme nii, et see veluuridress nägi ikkagi nädalavahetust, sest me olimegi siis seal kuskil maja peal peol, siis me liikusime linna edasi, siis ma läksin La Bocasse, mul järsku teised sõbrad, sa tead küll, et ma ju liigun ringi, mul Tammi ja need sõbrad, ühesõnaga nendega ma olin dinneril, siis me läksime Saab Focusele, seal Kruisi sadamas, aga ma olin ikka veel oma veluuridressiga. Siis me käisime Saab Focusel, siis me läksime kuskil edasi pidusse, siis järsku oli laupäev, siis me pidutsesime, siis oli järsku... Aga miks ei kõla nagu mõõn? Tegelikult oli fun. Tegelikult oli fun. Kas sa lihtsalt tahtsid uhkustada, tahtsid 2 tõusu öelda? Aga mõõn oli vist see, et nagu see eilne oli raske. Ma lihtsalt ma tunnen, kuidas mu keha on väsinud. Ma pidutasin nagu vana Kristina, aga mu keha ei ole enam nagu vana Kristina. Su keha on lihtsalt vana Kristina. Mu lihtsalt nagu on vana. Ja ma järsku eile olin diivanil ja siis ma kuidagi keerasin ennast, ma nagu jäin teed ja siis keerasin ennast ja ma vist tõmbasin oma selja kuidagi ära ja ma ei tea, siis ma tundsingi, et kuidagi nii hädine ja rõve on olla. Nüüd ma ärkasin ka, siis ma tunnen, et kurgus natuke kriibib ja nüüd ma joon oma koldreksi siin. Et ühesõnaga see on see mõõn, et see hetk oli tõus, aga vaata peale igat tõusu tuleb mõõn. Nii et mis oli sinu tõusud ja mõõnad? No ma pean ütlema, et minu tõusude alla saab võib-olla lugeda kõiki neid projekte, mis mul käimas on, nagu ma just sulle rääkisin, on, ma peaks kohe saama toimetaja käest oma raamatu toimetatud versiooni. Sellega kaasnev mõõn on see, et mul ei ole raamatule pealkirja, aga okei, selle võib-olla ta tuleb, on ju, ega ta nüüd pealkirjata jää. Siis teine suur tõus oli see, et ma sain need mock-up'id valmis Skinny Legendi launchi jaoks. Aga teine miinus oli siis see, et tuleb välja, et nagu reaalselt iga spekulatsioon rahaliselt, mis ma olin nagu arvestanud, on kahjuks tunduvalt alla mängitud minu enda poolt, et kui alguses hakkasid mõtted siuke 30 000 pealt, siis praegu on see siuke 75 ja sinna sisse pole arvestatud ei makse, ei mingit tolli, ei mingit pakendeid, ei mitte midagi. Nii et mul korraks tekkis nagu täiega siuke tunne, et oot, äkki ma ikkagi peaks seda tegema, äkki see on liiga crazy praegu, mida ma teen. Kas sa mõtlesid korra, et ma elan üle oma võimete? Ma mõtlesin, et ei, ma ei mõelnud, et ma elan üle oma võimete. Või sa mõtlesid, et see risk on? Jah, selles suhtes, et ma võlavanglasse ei läheks, isegi kui see perse läheb, aga oleksin
kirikurott nagu selles suhtes, et ja ma ähvardas, et siis ta tuleb terve perega, mina pean neid üleval hoidma. jah, sina pead meid üleval pidama siis. No aga sa ei saa ju mul lasta lihtsalt prügikasti kõrvale jääda ju. Aga saan. Aga saaks. Ei, tegelikult ei jätaks, aga nagu kurat sina, vaata, sul on mingi 100 looma ka veel. jah, see on nagu miinus. Aga samas sa tuleksid koos Märtiniga, kes viitsib kohvi voodisse tuua. No jah. Aga me lihtsalt oleks kõik seal ühes voodis, sest et mul on ainult 2 tuba. Nii et see ongi see nagu... Aga it is what it is selles. Ja lapsed on kõik elanitoas. Jah, noh, saab ukse kinni tõmmata ja ise vaadake. Jah. Aga no jah, selles suhtes, et tegelikult Märtenil oli hea point. Ma arvan, et see on hea point. Ta ütles, et ma peaksin võtma tegelikult äkki ärilaenu hoopis selle jaoks. No jah, tegelikult. Sest et ütles, et inimesed tavaliselt teevad seda, et nad ei pane kogu oma vara mängu, vaid võtavad ärilaenu, sest minu äril on päris head näitajad, teate küll, eelmine aasta 500 000 käive. Et peaks saama lebalt siukest summat, on ju. Et siis võib-olla ma ei saa muidugi öelda, et siis ei ole nii jube, sest et noh, et ega see pank ka mulle heas südames seda raha ei anna, tahad tagasi saada pärast. Tahad sa tagasi saada, aga siis kinda ongi see, et sa nagu ei pane oma kõik viimast raha mängu, et isegi kui läheb midagi, siis küll maksad seda laenu järgmised 50 aastat. Aga ma ei usu, et see läheb hästi ja tegelikult on see... Ma ei usu, sest tegelikult ma olen ise väga rahul selle kogu collectioniga ja veel rohkem ma juba ootan seda suve collectionit, sest et siis on nagu suvi ja ma juba ootan suve ka, nii et... Ühesõnaga läheb hästi ja tegelikult mul on ka hea meel, et meil hakkas uus hooaeg ja meil on uued sponsorid. Ma lihtsalt tahan öelda, et mulle meeldib väga see Milady sponsorship, sellepärast, et ma armastan ilusaid lilli kodus ja mis oleks ka parem, kui me tuleme stuudiosse salvestama ja meid ootavad siin ilusad lilled, siis me saame ette kujutada, et meie fännid on need saatnud meile. Täpselt ja see on väga ilus kimp ka. Mega ilus kimp. See on väga ilus kimp ja Milady'ga, no eriti nüüd siin on ju tulemas, mis meil on sõbrapäev tulemas, kõik ju siis, kes ei ole valalised nagu mina, saavad lilli. Aga sõpradele saab ju ka saata lilli. Sõpradele saab ka saata lilli tegelikult, jah. No selles mõttes, et lilled on alati ägedad ja sina võib-olla natuke minust tekitan ka selle, et vaata, kuna sa utsitasid meid vaase ostma rohkem, siis ma ei taha, et need vaased tühjad oleks, vaata, sa oled ilusaid vaase alati nagu. Siis ma olen sinu järgi ostnud vaase, et nüüd nagu tuleb need täita ka lilledega, nii et meil tänu Milady'le siis see hooaeg, meil on hästi. Meil on hästi, aga kas neil on sooduskood ka või? Ja kuidas seda kasutada saab, sest et ma tahaks ise kasutada. I need flowers. Me paneme kõik selle sooduskoodi info on all videos. Jah, me mängime ka täna esimest korda. It is what it is. Teiseks ma vaatan, et meil on tulnud... jah, sooduskood salajutud ikkagi. On e-poes või? Ja see on esiteks on niimoodi, et -16% saab sellega ja siis seda saab, no ma eeldan siis, et kui sa netis tellid, aga no kui sa lähed ka koha peale ja ütled, et siis ma usun, et saab ka. No proovige, aga muidu jah, selleks saab -16% ja siis episoodi lõpus siis ühele kirjale saadame ka ühe ilusa lillekimbu. Nii armas. Teine sponsor, sorry, ma pean selle välja. Sina võta Candy Pop, räägi siis. Võtan Candy Popi ja räägin sellest, sest et vaata, meil oligi see, et meil oli üks sponsori koht üle ja siis ma mõtlesin, et ma panen nagu story'sse, et otsime ühte sponsorit veel, aga kuna mul parasjagu oli käes suur karp neid Donaldi nätsusid, siis ma täägisin igaks üks Candy Popi ära, et te võite tulla, sest et ma olen saiker, nagu ma armastan igasuguseid komme. Ja näed, siin nad on ja nad tulidki. Ja mul on siuke tunne, ma ei tea, kas sa oled üldse käinud Candy Popis või? Ja ma olen käinud, ma olen ostnud sealt, minust vahepeal, mulle meeldib Ameerikas on see nüüdki elektrolüütidega Powerade ja minust nad müüvad ka. Nad müüvad igast asju, mis TikTokis viral on märgib. Need on need mystery boxid, et kui sa ostad, vaata, siis sa ei tea täpselt, mis siin sees on. Ja muidu ongi, kui sa vaatad, seal on, meil on praegu lihtsalt, neil ei tulnud see õige kujundus, aga Valentini päevaks tulevad siis nagu 2 mystery boxi, et üks on siis selline paarikeste mystery box ja teine on siis single, et üks on Forever Alone ja teine on Lovey-Dovey. Et ma võtan selle Forever Alone boxi siis. Ja tõesti, et seal on üks, et noh, praegu vaatad, seal on nerdsi kommed. Seal on sellised asju, mida Eestis tegelikult ei ole. No näiteks, kas sa oled kunagi näinud berry whipped Snickersit? No tõesti ma pole kuulnudki isegi ausalt öeldes. Et jah, kellele meeldib nagu proovida selliseid teistsuguseid mingid
snäkke ja komme majustusi, siis see on nagu õige koht. Pluss siis jah, need TikTok viral asjad ka tavaliselt seal on, need buldaki nuudlid ja kõik asjad on kõik olemas, nii et. Ja kui teil on lapsed ja te tahate neile head meelt teha, siis usu mind, minu lapsed armastavad seal kuradi Candy Popis käimist. See on ja nagu ma just, sweet treat neile. ja neil saab ka vaata netist osta seda, mis see on, kinkekaarti, et ma olen lastele saatnud, ka mingi sõbrana lastele on sünnipäevaks saatnud, kes seal need, kellega ma ei ole samas linnas, midagi olen saatnud Candy Popi kinkekat nagu neti teel vaata, et palju õnne ja mine osta kommi ja nad on väga õnnelikud alati. Nice. Nii et ja neil seal on ka sooduskood, salajutud, nii et no igal pool on, me oleme öelnud, et sooduskood oleks salajutud, nii et siis. E-poes siis, jah? Jah. Siis meil on Temur taaskasutusbutiik, kus on ka minu riided müügis, nii et noh, vaata, sa tead küll, et mul on nagu täiega see, et kogu aeg vaata riided tuleb peale, noh, sul endalgi on see sama asi ja ma olen täpselt see inimene, et ma ei viitsi tegeleda selle müügiga, sest seal ongi hästi mugav, et sa lähed viid sinna, nad panevad müüki, nad panevad isegi ise hinnad ka peale, et mind nagu ei huvita mõni, kes, kui sa tahad, sa saad ise seal hinnastada, möllata ja panna ja teha, aga kui sa oled nagu laisk ja tahaks lihtsalt nagu lahti saada riietest ja siis päris hästi läheb see müük seal ka, et mul on juba päris pikalt olnud seal need riided ja kogu aeg tiksub mingi väike raha. Kus asub? Mustamäe keskuses. Seal teisel korrusel või? Nii et kellel on vaja minna riideid siis müüma või kellel on vaja riideid juurde, siis minge sinna vaatama ja sooduskood siis on ka salajutud. Kas seal on ainult täiskasvanud asjad või laste asjad ka või? Seal on laste asju ka. Et seal on nagu kõike. Okei, davai. Et ja päris lahedad asjad on, mul endal on alati see, et ma ei taha sinna nagu jääda shoppama, sest et ma just tõin vaata kodust riided ära, et ma oleks ruumi ja siis jääd veits vaatama, et kuule, siin on päris lahedad, siis ma olen, ei, Kristina, tule ära. Ma just mõtlengi, et vaata Mustamäe keskuses on ju jah, oota, sorry, ma olen segamini. Üks on Mustamäe keskus, teine Mustika keskus, see on Mustamäe keskus. See on Mustika keskuses, mina olen nekka sassi. Ta on ikka Mustika keskuses. Ma oma peas praegu mõtlesin, et see on ju, et siis saab Prismasse minna ja siis saab korraga ja Mustika keskus ja ma räägin, ma isa on nekka sassi, mis sest, et ma Mustamäelt. No näed, hea, et ma praegu nüüd pääsin, inimesed oleks tungelnud kuskil Mustamäe keskuses. Ei no reaalselt, ühesõnaga, see on Mustika keskuses ja teisel korrusel ja siis kui lähed sealt tagant, mitte sealt Prisma ukse juurest, või tagant ukse juurest, lähed otse eskalaatoriga kohe näed ja et jah. Aga siis meil on Ulakas. Siis meil on Ulakas kaunitar ja Ulakas saatis meil uued lelosonad. Uued lelosonad, võt siukses. Kodus läheb nüüd normiks ja masturbeerimiseks. Miks oodata koduni? Autos? Kohe käiku. Aga ja, no me oleme lelost nii palju rääkinud. Et no, näita, mis nende erinevus on? Üks on kruiis. Mul on siin Sona 3 ja Sona kruiis, huvitav, mis nende vahe on. Okei, keda huvitab, mis see vahe on, te peate ilmselt kodus netist vaatama. Ma ei kujuta ette, mis nende erinevus on. Aga noh, ütleme nii, et kliktimevad nad mõlemad nii, et aga nagu see on ka väga hea valentinipäeva kink. Jah, üksikule. Samas miks üksikule? Paaridele ka, seda saab paaride suhtes ka kasutada, nii et selles mõttes on chill. Ja siis meil on minu juuste saladus. Ja ma tean, et noh, et meil on pikendused ja värki ja ma ei tea, sina oma pikendustega vist praegu õli ei saa kasutada või? Ei, mina kasutan praegu ma sain mingid ravi šampooni ja palsami, ma praegu kasutan seda. Okay. Mina olen nüüd kasutanud seda tegelikult ma sain selle minu juuste saladuse õli eelmine aasta, ma käisin sõbranna pulmas ja siis see naine siit pildilt, tema oli ka seal ja siis ta tuli peale receptionit minu juurde selle kotikesega, et kuule, ma teadsin, et sa oled täna siin, ma toon sulle seda õli. Ja tead, mis ma selle õli puhul meeldib, seda on hästi mugav pähe panna. See pipetiga või? Pipetiga ja see ei ole nagu nii tummine. See on hästi nagu kerge, et kui sa näiteks tahadki nagu isegi päeval pähe panna, võiks mingi slickbacki teha või niimoodi, et paned seda, et siis sul ei näe pea rasane välja. Kas need on tal oma juuksed või? Jah. Crazy. Raudselt parukas. Fake it. Aga ja see ma nagu panen seda suht tihti olen pannud ka niimoodi, et vaata, et muidu on see, et pane tööseks pähe või midagi, aga seda võib vabalt panna nagu päevaks pähe, et sa tead, et tahab peab pesta või mis iganes. Ja see lõhn on ka selle nagu hästi niuke mõnus. Ta on nagu väga, mis asja see mulle meenutab? Nagu earthy või mingi taim, see on mingi taime lõhn. Mis taim see on? Kurat, kas ma olen lolliks läinud? Aga mõnus see on hästi mõnus. Plus me saime ise ka need pakid ja... Jah, rosmariin, vot see on see, mida ma tunnen praegu. Ja me saime ka juuksemaski ka.
No nii. Nii et mina olen väga elevil neid proovima. Või noh, tegelikult mul ta andis mulle seal pulmas 2 pudelit ja mul ongi teine pudel on nagu peaaegu lõpuni, nii et siis ma saan seda proovida. Okei. Mul oligi lihtsalt see, et ma avalikult ei rääkinud, et ma nagu seda ka kasutan ennem, aga ma olen seda kasutanud ja see on jah, tõesti pipetiga hästi mugav pähe panna. Nii et aitäh selle hooaja sponsoritele ja muidugi ka Coolbet, kes on siis nagu meie leivaisa, kellega me lõime nüüd siis käed aastaks. Taas leitud leivaisa. Taas leitud leiva. Ei no ma käisin selle Coolbet vennale normilt pinda. Ma mingi tulge tagasi, igatsusime teid, vaata ja meil on ka see vana Coolbeti cover ka, nii et. Kuule, tead, ma ütlen ausalt, me peame uuele photoshootile minema. Uut pilti ja. Aga lähiajal, sellepärast, et ma olen nüüd peaaegu valmis, mul vaatama otsasist, ma ei ole enam, natuke veel liigub, aga õnneks mitte palju. Ma olen taastanud oma noorusliku välimuse. Nii ma täna lähen juuksurisse ja tähendab, täna lasen pikendused korda teha ja ülehomme lasen kellul nagu lõigata, värvida, värgid, särgid. Ja siis ma olen valmis tegema kõike. Davai, siis teeme. Aga Coolbet, aitäh ja siis lähme kirjade juurde. Aitüma. Nii, aga alusta. Või oota, ei, okei, mul on lahti juba. Alusta sina. Nii. No kuidas me saaksime alustada hooaega ilma mingisuguse peeru, sita ja pasa jututa? Ka vana ja sita podcast. No. Selle jaoks te siia olete tulnud ja selle jaoks me oleme siia kogunenud. Hei Mallu ja Kristina, ütlen ausalt, et olen nii suur fänn, et kõik episoodid on läbi kuulatud ja olen nüüd teise tiiruga alguses tagasi. 6. episoodiga seoses meenus mulle üks piinlik ja võib-olla natuke naljakas seik aastate tagusest ajast, mida ma pole mitte kellelegi julgenud rääkida. Nimelt, kui olin 16-17, elasin koos oma tollaegse Peikaga. See Peika oli väga, muidu tore, aga väga tagasihoidlik. Olime kuskil 3 kuud juba koos olnud ja circa aasta aega teadnud, aga olime teinud kõigest 2 musi ja 1 kalli. Ehk siis tema ees peeretamine ei tulnud kõne allagi ja vetsus ma seda teha ei saanud, kuna meil oli väga pisike korter, väga õhukeste seinte ja ustega. Kuna ma olin juba päevi kannatanud ja mõtlesin, et ei suuda enam, ütlesin Peikale, et lähen käin õues suitsul ja jooksin siis kiiruga õue, sest olin kohe plahvatamas. Õues jooksin ma maja kõrval oleva kuuse alla, kükitasin maha, lootes, et teen oma puuksu ära ja saan tuppa tagasi minna. Aga ei, õue joostis oli mul nii kiire, et unustasin tulemasina maha. Mu armas eks-Peikaka tuli seda mulle siis lahkelt järgi tooma ja kuulis, kuidas ma parasigu kuusel kükitades oma kõhtu tühjendasin. Ta vaatas mul ukse pealt suu lahti otsa, oli mõnda aega väiti ja siis küsis, kas sa oled sina või? Ma ei osanud, mul oli nii piinlik ja samal ajal olin paanikas, ei osanud muud öelda kui oih. Tõusin püsti, võtsin tema käest tulemasina, jäin õue suitsetama. Tema läks tuppa ja rohkem sellest ei rääkinud. Tegelikult ei rääkime terve õhtu mitte midagi. Mõni aeg hiljem läksime lahku ja sinna see jäigi. Aga nagu Kristina ütles, võib-olla oleks tõesti olnud parem hais toas kui kõhusvalu. Olete väga ägedad. Ei, parem hais õhus kui valu kõhus, vaata see riimub ka. Et ma ei kujuta ette, see vend jookseb õue järgi, teeb ukse lahti, vaatab, kedagi ei ole ja siis vaatab, su naine kükitab põõs alla, see pikka peeru lihtsalt. Ma isegi arvaks, et ta situb. Miks sa peeretades üldse kükitama pead? Sest ma ei julgeks, kui ma juba peeretama pean ja ma kükitan, siis ma kardan, et see võib lõppeda millegi muu kui... Ja sul on kogu aeg diarrheaga lihtsalt, vaata kükitast ei ole seda, vaata need. Ära uhkust. Aga ei... Et no selles suhtes jah, et ma nägin, et need on need, kui sa, noored ka on ju, aga vaata see on suhte alguse niisugused piinlikud hetked, et nagu, no mitte, et üldse nagu mõni ikkagi suhtes, kui on pikemalt ja ikkagi peeret, aga no päris mingi õue põõsa alla ka ei jooksa selle peale. No olgem ausad, see olukord oleks ka piinlik, vahet ei ole, kas sa oled 2 kuud koos olnud või 20 aastat koos olnud, kui su mees tuleb välja, sa kükitab põõsa alla ja lased peeru. Ja siis lood eye contacti, vaata. Aga vaata, kui sa 20 aastat koos olnud, siis you can laugh about it. Kui sa oled 16 ja paar kuud koos on, siis sa tahaksid... You're gonna kill yourself. Jah, rippu ära. Me lubasin, me ei tee neid suicide nalja. Aga see oleks nii mugav selle samas kuuse juures. Kas see auks võtta ka? Ühesõnaga, jah, juhtub. It's a sad situation. Kuidas ma lapse nime ära vahetasin? Tere sõbrannad. Aga koma oli veel. Tere, sõbrannad soovitasid ka mul oma loo saata ning otsustasin, et miks mitte. Mine tea, ehk oleks kellegil vaja seda lugu kuulda. Politsei pangu ainult kõrvad kinni.
okei. Jälle, miks sa saadet oma kriminaalseid asju? Me ei hoia teie. We are going We are to not jail. going to jail, nagu me paneme kohe tanke teid. Hakkak nali ei. Snitches get stitches. Aga läksime lapse isaga raseduse lõpus lahku. Olgu mainitud, et enne olime mitmeid aastaid koos ning laps oli samuti oodatud ning planeeritud. Mees aga otsustas terve raseduse raha ning aega panustada vaid joomisele. Eks seal oli põhjuseid mitmeid, kuid enne sünnitust kolisin ära. Lapse isa jaoks oli alati oluline, et laps kannaks tema nime. Lootuses, et küll ta õige pea muutub, jäin nõusse ning laps sai sündides tema nime. Lapse isa ei jaga nii hästi neid dokumentide allkirjastamisi. Ta ei oska või eks oskaks, aga pole viitsinud lihtsalt süveneda sellesse kunagi. Kuidas näiteks Docbiti abil Smart ID-ga allkiri panna. Ma olen täiesti alati need ise asjad ära teinud. Mingi hetk juba varem hakkas mind häirima, et miks lapsel on tema nimi, kui tegelikult kasvatan ju mina teda algusest peale. Tema käib vaatama seal juhul 6 kord või 2 ning rahaline panus samuti minimaalne. Ilmselt umbes peale seda vahvat tööd, kui härra meile ükskord külla ööseks jäi, et proovida suhet lappida, sai selgeks ka mulle täielikult, et mingit perega leppimist siit tihelt ei tule. See oli viimane piisk. Nimelt sel ööl jonnis meie 2-kuune beebi 2-3 minutit kell 3 öösel. Tema jaoks oli see aga piisavalt minna närvi, sest nii ei saa ju magada. Lisaks olen ma lubanud, et ta magab väga hästi. Magaski ju. Igal juhul sõitis ta sama hetk öösel minema. Mida asja? 2-kuune laps nutab 3 minutit. I'm out of here. Ma ei saa niimoodi magada, mis pull sand. Mõtle, kui emad teeks niimoodi. Kõik lapsed oleks orvud. Minu arust ei reaalselt nagu minu arust sellest hetkest, kui ma sünnitasin see öö, ma ei maganud peale seda aastaid normaalselt, nii et mõtlemaks kohe mingi esimene kule, et mulle see pull ei sobi, ma olen ikka nüüd minema. Ise vaadake, kuidas ta siin igatahes. Ma ei osanud kuidagi välja mõelda, kuidas ma saaksin perekonnanime muuta. Ükskord siis jalutamas tulin mõtte peale, et ütlen, et lapsega seoses üks dokument vaja allkirjastada, et mingi arstivärk seoses vaktsineerimisega ja mõlema allkirja vaja. Ta ei kahelnud hetkekski ja ütles kohe, et ma teeks ära ja siis ta telas päev PIN 1 ja PIN 2. Niimoodi ta ise dokumenti ei näinud, mis ta allkirjastab. Mina oma arvutis tegin selle dokumendi allkirjastamise valmis, tema oma kodus kinnitas telos ära. Aga mida ta siis ei teadnud, et tegelikult oli see nimevahetuse avaldus, kuhu allkirja pani. Maksin 150 € riigilõivu ja 2 päeva hiljem kandis tütar sama nime, mis mina. Et selline salakavalus olen siis. Tegelikult tundsin ikka veidi süümekaid ka, et nii tegin. Siis ta ju tea jaoks oli see nii oluline, et oleks tema nimi. Aga no vot, minu jaoks oli oluline, et kasvataksime koos last. Eks vist kumbki ei saanudki, mis tähtis oli. Tolle tunnistasin teo üles 6 aega hiljem. Loomulikult vihastas, blokeeris mind igalt poolt ära. 2 nädalat hiljem aga rahunes. Pole last vaatamas käinud, aga pole last 1,5 kuud jälle vaatamas käinud. Vahel aga uurib, mis teeb. Seda sorti isa nime laps vist ei peakski kandma. Aga vaat see on asjalik naine selles suhtes, et ikkagi võttis ohjad enda kätte, sest vaata, mitte et ma seda meest nüüd isiklikult teaks, aga tundub küll seda tüüpi, et ta, kui naine oleks öelnud, et ma tahan nime ära vahetada, et ta ei oleks sellega nõus olnud. No kindlasti ei oleks nõus olnud. Sest oligi mingi, vaata, aga seepärast ongi see, et naised ikka teavad oma mehi nii hästi, vaata, et nagu kui nad tahavad niimoodi sitta keerata, siis nad... Aga samas, mis sitta keeramine see on? Sest ma saan aru, et see isa ei ole väga selle lapse elus. Come on, kui 2-kuune laps nutab 2 minutit öösel ja sa lubasid, et ta magab hästi, see on väga hästi saadud, kui seda juhtus ühe korra nagu, fuck are you talking about? Nagu child sõidab minema veel keset tööd, nagu ma ei tea. See on ikka crazy ja ma ei kujuta ette, aga õigesti tegid ja mul on hea meel, et sa said selle nii lihtsalt, tegelikult muidu ongi läbi kohtu aja mingi, et tõesta, et teda ei ole. Ja pealegi see, et ütleb siin, et politsei pange kõrved kinni. Ta ei ole midagi ebaseaduslikku teinud. See, et ta ei loe, mida sa allkirjastad. See mees ise pani PIN 1, PIN 2, see on ju põhiasi, mida need skämmerid teevad või see laavskämmerid, vaata. Kui sina ise oled oma selle raha mulle andnud omal vabal tahtel, siis see ei ole minu süü, see on sinu probleem. Nii et kui sina jagad oma PIN 1 ja PIN 2 nagu mina fucking skämmeritele all over õnneks andsid ainult PIN 1, sellega saab sisse logida. PIN 2, kui lekib, see on perse. Aga ka oota, ma korraks räägin ka veel, kes siin podcastis võib-olla pole kuulnud, et ma napilt oleks panin PIN 1 juba skämmeritel, oleks PIN 2 ka hakanud panema ja ma olin nii lähedal sellele, sest et ma ei mõelnud enam üldse, ma olin lihtsalt nagu
kuradi Elisa saadab mulle kogu aeg mingeid arveid, ma olen ju lepingu lõpetanud, ma olen nii kas see on kettas. siis see sama, aga mille peale sa ükspäev läksid närvi, et Elis saadab sulle Ei, arveid? see oli päris, okei. see oli päris ja sellepärast tekkiski mul see vaata, et miks ma eelmine kord selle Elisa arve sain, kuigi ma olin ruuteri tagasi andnud ja kõik asjad. Mul oli Elisa e-raamat. Vaat seda ma nagu ei mõelnud ja see oli lihtsalt jäänud, hüsteeritasin selles suhtes ilmaasjad, et see tõesti oli ju minu teenuste sees. Ja nüüd, kui mul tuli jälle see arve, siis mu esimene mõte oli, et fuck, et jälle mul on mingi asi sealt jäänud, sest et kuigi, kui ma nüüd loogiliselt mõtleks, kui mul viimane arve tuli ja seal oli ainult Elisa raamat, mis see veel saaks olla, aga minu loogika oli nagu, jälle ma olen nii loll, vaata, jälle ma olen midagi jätnud siit tegemata. Tead, ma ei hakka isegi vaidlema, okei, ma maksan selle ära. Ja lähen, muudku panen seda PIN ühte, aga ta ei vii nagu mind kuhugi edasi. Vaata, muidu kui sa ju logid Swedbanka kaudu sisse, siis ta viib mu sinna iseteenindusse basically, on ju. Ja ei lähe. Ja ma panin seda PIN ühte, ma arvan, mingi 6 korda. Lähen, panen kinni, jälle ei saa. Ma mingi, my god, lähen arvutis proovin, panen sealt kaudu ka veel. Ja siis mõtlen, okei, midagi on nii lappes, et tavai, ma lähen otse sinna Elisa iseteenindusse, maksan seal ära. Lähen sinna, vaatan, eraisikult pole arveid, ärikliendil pole arveid. Aga nüüd ma teen suu lahti, Märten istub mu kõrval. Ma mingi, saad aru, kui haige kuradi skämm see Elisa on või? Saadavad mulle 27 € suurust arvet. Ja saad sellest arvet pole olemaski, nagu saad aru. Märten on mingi mallu, näita mulle palun seda arvet. Ja siis hakkab mu telefoni tulema, sisesta PIN 2, nagu täpselt sellel hetkel, sest ja ma ei oleks mõelnud tegelikult. Ma oleks mingi, jess, ma saan nüüd edasi minna või kuigi tegelikult ma ei mõelnud enam tol hetkel loogiliselt, ausalt nagu ma saan aru, miks inimesed on fucking nii debiilikud ja mõtle, mul olid kõik mu firma konto, kõik asjad olid seal. Ma olin lihtsalt nagu ja just Märteni käes oli telefon, kui tuli see pane PIN 2. Märten, kas sa oled juba kuhugi pannud PIN 2? Ma ei tea. Ja siis ma ruttu logisin, mida ma tegingi. Ruttu logisin kõigepealt oma sinna panka. Panin kõik limiidid 100 peale firma kontol. Ma olin nagu okei. Siis ma olin nii, mis ma nüüd teen? Aga see on väga hea asi, mida teha. Ruttu nagu limiidid väikseks. Jah, selles suhtes, et vaata, ma ei saanud üldse aru, kuhu ma tegelikult nad olen. Nad siis selles tuleb välja, et tegelikult PIN 1-ga nad saavad ka juba päris palju pahandust teha, nii et mida ma nüüd tegin, ma lihtsalt helistasin panka, ütlesin sorry, I'm stupid, niimoodi, et nad kohe blokeerisid minu selle Smarti ja selle minu kasutaja tunnuse ära nagu pangast, on ju. Ja siis ma pidin panka minema, siis ma sain uue kasutaja tunnused ja asjad. Aga ta ütles ka, et ja ma ütlen siis teile ka infoks, et isegi kui te selle PIN 1 panete, peate vaatama telefonist ja arvutist, kust iganes sa proovin. Nad mõnikord lükkavad sulle telefoni sellega mingisuguse äpi niimoodi, et sa pead kõik oma äpid nagu läbi vaatama, sest et see äpp on nüüd selline, et see salvestab kõik, mis sa teed. Ehk siis isegi kui ma vahetan oma selle koodi ära, siis nad näevad. Ja ühtlasi, kuidas nad üldse saavad vaata, rääkida või teha sulle sellist olukorda, et sa üldse hakkaksid uskuma, mida nad räägivad. Nad saavad su e-mailile. Nagu okei, nad näevad su kõiki arveid, nad näevad, kus sa oled midagi maksnud. Ala näevad sulle, et sa oled tellinud, ma ei tea, mingi sealt kohast ja nüüd tuleb kõne. Kuule, su see tellimusse ja kui sa tead ju, et sa oled sealt tellinud, siis sa paratamatult usud neid, vaata. Issa, kui haige. Ja ma ütlen, see on nii haige, nagu mis õigusega on vaja skämmida mind veel eriti. Ma olen ju mingi sajandi fucking taun ka, vabandust, ma tean, et seda sõna ei tohi kasutada. Ma olen lihtsalt nii loll, nagu mina usun kõike ja reaalselt, kui mul sain aru, mida ma just oleks teinud, mul oli siuke tunne, et oh my fucking god, ma hakkasid käed värisema, ma olin mingi, mõtle, kui mind oleks paljaks tehtud. Sest et, ja seda juhtub ma räägin, see on nii scary ja juhtubki, just alles keegi tehti mingi ka laseris või kuskil oli keegi mingi see muusika mingi plaadikohane omanik on ju, oli 500 000 kaotanud. See on crazy. 500 000 ja tõesti, aga minu küsimus on see, miks pank ei saa midagi teha? Nagu selles suhtes, et ma tean, et USAs näiteks on nii küll, et sa saad nagu krediitkaardi firmad saavad nii-öelda nagu tagasi kutsuda raha või midagi. Ja see ongi niimoodi, et vähemalt USAs et kui seal nagu tehakse mingit skämmi ja krediitkaardi pealt, siis nad saavad cancelada, aga debetkaardiga ei saa. Sellepärast nad kasutadki neil on hästi palju krediitkaardi. Aga nad ju saaksid tegelikult. Mul on siuke tunne, et pangad lihtsalt
ei tee seda, aga nad just saaksid seda teha. Pank ju näeb, kuhu see läheb. Lihtsalt take it back. Pank saab kogu aeg mult ju raha võtta minu konto pealt selles suhtes. Ma mõtlen nagu, kui ma jääksin pangale võlgu, usu mind, küll nad kätte saaksid selle. Miks sa teistelt ei saa siis? Give it back to me. Aga ühesõnaga, kui nad ei armasta oma kliente piisavalt. Aga ma mõtlengi, et kui ma sain lõpuks kõik nüüd korda, ma sain kõik need uued smart-ideed, kasutajatunnused, asjad, siis jumal, saad sa aru, mul oli esiteks kivi südamelt. Vaat see on umbes sama tunne, kui sul on nohu ja nina kinni, siis sa ei hinda väga seda tunnet, kui sul on nina lahti. Siis ma tundsin ennast nagu, oh my god, I'm saved. Sest et... Aga mõtle, kui et sa oled abielus praegu, kui sa üksi oleks, siis... Ja Märten muidugi ei jätnud kasutamata võimalust, et vaata mõnikord, kui me mingisugused asju peame tegema, mina pean sisestama, ta tahab, et ma seda oma seal mingi arve, mingi teemat on ja siis ta ütleb mulle, vaata Swedis on niimoodi, et ta ütleb selle koodi, vaata ja siis ma pean vaatama, kas see kood on sama, siis ta alati ütleb mulle seda koodi ja ma mingi, halloo, no ma give a shit, siis ta mingi nüüd you do give a shit. Nüüd ma julgen enam ühtegi arvet maksta. Mind juhita, kõik, mis meile tuleb mingu kohtutäiturile. I don't care. Mina ei kliki kuhugi. Kui keegi tahab, et ma talle arvet maksan, siis tulete mulle ukse taha, näitate, kes te olete, paberkandjal arve ja siis ma annan teile oma pangakaardis mingi käige võtke raha veel mul sulaja. Ühesõnaga selline väike saitpar siia. No see on ikka lappes ja ühesõnaga palun ärge skämmige Maljut, mina ei hakka seda üleval pidada. Tead, kui kallis lende soovid on. Tema tahab first classis Miami's sõita, Starbucksi ja Gucci bag'i. Aga ta sai Gucci bag'i. Ma Türgist tõstsin. Ja et sellega on lastega lihtne ka, et skämmid. Aga ei, ta küsis mu käest kohe, kas see on fake või? Ta on mingi 10, lende rahune, palun. Ta on 9. No, veel hullem. Jah, ta ei kanna seda. Aga sa ütlesid, et see on fake või? Ma muidugi ütlesin, muidu hakkab pärast kõigile rääkima, et on päris Gucci bag koolis. No nii, iga Mari on loetud. Oota, minu kord on üldse. Ei, sina lugesid just. Sina lugesid ju, kuidas sa lapse nime ära vahetas. Me jäime nii pikaks jäppima, vaata sa rääkisid enda lugu, et ma ei tunne, nagu sina lugesid. No nii. Tere Mallu ja Kristina. Ühes salajuttude podcastis lugesite kirja, kus emal oli iga toidupala külmkapis üle loetud. Tahaksin sarnase loo rääkida ka enda elust. Elasin lapsega koos vanaema ja vanaisaga. Kui väiksem olin, sain need hästi läbi, aga ühel hetkel muutus vanaema täielikuks kontrollfriigiks. Aias kasvasid vaarikad ja maasikad, mille eest hoolitses vanaema, aga samas maja oli ostnud ja ehitanud vanaisa. Kui vanaema ja vanaisa tülis olid, siis oli nende olukord nende marjadega järgnev. Vanaisa läks hommikul õue toimetama ning mööda minnes noppis mõne marja suhu. Vanaema nägi seda köögiaknast, põrutas õue ise sellise kisaga, nagu ajaks sarimõrvarit ära. Minu marju sa ei puutu. Need lähevad talveks sügavkülma ja moosiks. Vanaisa ei teinud sellest välja. Vanaema lahendas selle nii, et ärkas edaspidi hommikuti enne vanaisa, läks korjas kõik marjad ära. Kevadel, kui moose ära ei söödud, viskas varestele. Meiega käitus samamoodi. Kui oli tülis, siis ei tohtinud midagi võtta ega tema astutud asju kasutada. Kord keeras ta televiisorilt juhtme tagant ära. Minu ema ostis lihtsalt uue teleka selle peale. Kingitud asjad võttis ka tagasi. Minu marre, sa ei söö raiskata. See on mul talvemoosiks nagu... Äkki tal oli ülivähe marju. Aga siis sa ei saa moosi teha, kui sul ülivähe marju on. Oligi ühe purgi jagu, vaat. Aga seda ka ei söödud ära. Läks valestele. Taadu jäi marjast ilma lihtsalt pärast vares, et saaksid seda süüa. Aga tead, ma pean ütlema, et minu vanaema ja vanaisa olid ka nagu vaenujalal nii kaua, kui mina mäletan seda. Mis on weird, sest minu papa oli the sweetest person. Võib-olla mu vanaema siis olnud fuck I know. Aga ma tean, et nad elasid ka ühes korteris, olid tülis ja siis külmkapis oli nagu üks riiul, kus olid papa asjad ja siis ma ei tea, kas ta mujale üldse pilku tohtis pöörata, et tohtis ainult nagu vaadata oma riiulile, ainult võtta oma riiulilt. Ja mu vanaema oli veel nii bitter, 3-toaline korter, siis mu vanaema pidas elutoas sünnipäeva, aga papa ei olnud kutsutud, ta pidi oma toas, ta ei tohtinud väljagi tulla. Ma ei tea, kas ta vetsus tohtis käia tol ajal. Kuigi nagu ma olen nii palju mõelnud tegelikult selle peale, et kõik räägid, et vanasti olid nagu suhted ikka nagu pikad ja mingi bla. Siis ma olen mingi aga need looki kõik vihkasid, sest ikka kannatasid ära ja siis oligi mingi,
Sest vaata vanasti ei olnud siukest nagu mingi baariteraapiat või midagi. Inimesed lihtsalt olidki full bitter, vihkasid teineteist ja kui said, lõpuks siis kolisid laiali heal juhul, vaata. Jaa. Nii et. Issa ma hakkasin ka enda memme ja papa peale mõtlema. Ka vihkasid või? Ei, ma ei mäleta, aga ma mäletan ka, et minu papa oli nagu parim. Aga ma arvan, et mul papalt tuligi see viina lembele, sest minust papal ikka puderlaudurid nagu kogu aeg huugas kuskil, kui ma õigesti mäletan, või see ainult nädalavahetust, aga ma mäletan, et ta oli nagu fun ja pigem nad said hästi läbi, pigem said, aga vahepeal ikka oli see, et papa pidi elutoas magamist, ta norskas liiga kõvasti. Nojah, kui ta kogu aeg laudur huugas, siis no shit, et mõnikord tuleb elutoas magada. Ja ma mäletan seda, et ma tahtsin kogu aeg memme kõrval magada ja siis papa pidigi suurt tuppa minema, aga ma kogu aeg kusesin. Okei. Ja siis memme oli mingi okei, ma võtan. Aga ma olin mingi tatt ka, ma olin nagu mingi 3-4 või? Ma mõtlesin, et sa ütled 13-14. Ei, ma olin nagu ma olin väiksem. Ja siis ta oli mingi okei, sa võid tulla, kui sa voodisse kusema. Ma luban. Öösel jälle ups. Sa oleks võinud midagi alla panna siis juba. Ma ei tea, no see on minu töö, ma olin laps allo. Ja ma toon endale midagi alla panemiseks. Ei tegelikult, aga jah, ei toredad on need memmed ja papad, ärge kakelge. On jah. We get help. No nii. I need answers. Tere. Te olete nii ilusad, armsad ja toredad naised. Keep up the good work. Niimoodi alustatakse ühte kirja. See on meeldiv, aitäh. Teen lühidalt. Kuskilt kuulsin, võib-olla teie podcastist, et enamus mehi ei kuivata enda peenist pärast kusemist ära. Kas ma olen ainus, kelle jaoks see rõve? Kui palju on neid mehi, kes nii teevad? Mitte, et ma iga päev erinevat peenist imeks, aga kuidagi see mõte tundub rõve. Mis teie arvate? Teiseks, ma võib-olla lähen nüüd peale seksivanni viitava naisega samas sauku. Viidava, ma arvan, et see, keda vanni viidi. Jah, okei. Samas sauku, aga minu jaoks isegi püsti kusemine rõve. Vihkan seda mõtet, et need pissibakterid lendavad laiali mööda seinasi ja põrandaid ning mina olen see, kes siis seda koristama peab oma kodus. Üldse mul on palju ikke seoses vetsus käimisega. Loodan, et aitate mul need vastused saada. Kui ei, siis saan vähemalt teada, kas ma olen napakas või mitte. Armastan, tšau. Mina mõtlen, et kui ta ütleb, et püsti kusemine on rõve, siis ma soovitan sul maha istuda selles suhtes. Jaa, reaalselt, keegi käsi sul püsti seista. Et oled, ma saan aru, naisena püsti seistes, kust see tõesti ilmselt pritsib igale poole. Aga ma arvan, et ta ikkagi räägib meestest. Ma sain aru. Jaa, aga sa tahtsid olla mingi asja. Ma nii funny. Aga nagu selles suhtes, et jah, eks need, ma mäletan, ma mingi aeg hakkasin nagu hullud ka, vaata, need pissibakterid asjad oli mul teema see, et kui sa oled nagu, kui sul on hambari vannitoas, et siis tegelikult, kui sa lased vett, siis need kakamolekulid on igal pool. Ja siis ma kogu aeg olin mingi Siimule, et ei käi sita, kakamolekulid on igal pool. Siis ta oli mingi, palun jätta rahule see kakamolekuli jutt, vaata. Kust ta siis siit? Meil oli 2 vetsu vahepeal, vaata, seal kui me linnas elasime. Lihtsalt ma olin mingi, et hoiame hambaru erinevast sellest. Mul on praegu ka nagu WC ja vannituba on nagu eraldi vaata. Nojah, selles suhtes mina olen, nagu sa tead, mul on nagu suht pohhu kõigest kakamolekulidest ja pissimolekulidest ja kuigi selle noku kuivatamise teemal Märten enamasti peseb ennast veel ära. Nagu iga kord, kui ta vetsus käib, ma ei saa aru, nagu, mis tal toimub või nagu... See on veits kahtlane. Me oleme nagu ying ja yang, vaata, ma ei pese kunagi ja ta peseb kogu aeg. Ei nagu, meil on see, et me peseme siis, kui vaja on. Jah, aga tema meelest ongi kogu aeg vaja. Jah. Võib-olla ta ka ootab, et keegi hakkaks... Märten isegi keegi hakkaks seda viineri musu tegema kogu aeg. Vend on nii valmis. Ei, reaalselt, aga mis ma mõtlen, et nagu Märten ei teagi seda tunnet, kui sa omas mahlasoad marineerid mitu päev. Ma arvan, et ta ei tea. Ja siis sa lähed pesema ja see on nagu nii fresh olla. See on nagu the best feeling. See on nagu sama, vaata, kui sa hästi kaua oled nagu ilma meigita ja siis lõpuks paned meigi näkku ja kõik on mingi who is this beauty? Täpselt. Ma pean soovitama Märtenile vähem pesta. Jah. Ma nagu never forget, kuidas me sinu juures. Me vaata, kui me oleme paremini kokku loodud. Ma ei tea, kaua me pesemata olime. See oli ikka nii, et see oli kriitiline. See oli kriitiline. Ja sellel ei olnud isegi, sina olid opilt tuld. Sul veel oli mingi põhjus. Ei, oota, mina olin ka opilt tuld ju. Ei, keegi esimene kurdi olnud. Siis ma olin lihtsalt solidaarsusest ka. See on mingi, ei pea pesema, vaata. Vaata, kui ma oleks ka käinud kogu aeg. Ja, see on surve. Ja, aga kuna ma ka ei käinud, siis... Ja lõpuks ma läksin ka ainult sellepärast, et sa läksid. Ei, tegelikult siis oli juba kriitiline. Me hakkasime aisema selles suhtes. See oli nagu see, kui me jõudsime.
ja siis käisime ära ja sai jälle paar päeva normid tiksuda. jah, absoluutselt. Nii et ja me ei oskagi vastata sulle selles mõttes, et nagu see, mis inimesed nagu oma kodudes teevad, ma arvan, et ma ei tea, aga keegi sul kodus, ma ei tea, mööda seinu kuseb, siis võib-olla vali vaheta inimest. jah, et ma arvangi, et siin need ikid, eks, et ma ütlen, inimesed ongi nii erinevad, et minul mingi kakamolekuli hambahari lõpetaja, kas sa saad aru? See nali pigem rohkem, aga meil on literaali endiselt Märtiniga 2 peale 1 hambahari. Ja siis vahepeal me saime teada, et Mari arvas, et see on tema hambahari. Kas teil toimus? Kas te nagu ei saa aru, et kui te hamba tahate pesema, et see juba hambahari on märg? No just mina arvasin, et Märten oli kasutanud ja Märten arvas, et mina olen kasutanud, aga tegelikult meil... Mari ärkab kõige esimese. Aga meil kõige haigem see, et meil on hambahari ju, aga kuna üks on nagu sinna ääre peale jäetud, siis ma mingi ma ei hakka... Lenda ja Marta otseselt tõmbad ka paar korda suust üles. Ei, no ma tean, ma ütlen, et see on teie enda peremudel ja ise teate. Aga varsti on see sinu peremudel, sest et kui ma kõik oma raha kaotan, kas siis skämmeritele või Türgi skämmeritele, siis me hakkame kõik ühe minu hambahari. Iga hommik kurvalt võtad selle märja hambahari ära. Ei, ma vist ärkan kell 4 hommikul, jumala eest, et saaks esimesena pesta. No, aga ta ikka... Järgmine päev ikka, sa võid esimene olla. See muud olukord. Täiesti haige. Okei. Nii. Mu suhkrutükike. Tere, panen kirja oma ilmavalgust mitte näinud loo, sest pole noormehe huvides seda kellelegi jaganud. Suhtlesin netis ja deitisin pidudel ühe pilt ilusa mehise ja parima suudlejaga. No selline pärl silmale. Pikk, lihastes, sügavad silmad ja madal hääl. See on sügavad silmad, ma kujutan ette sellised aukus vähihaigi inimese silmi. Ma mõtlen, et ta oli sellised tumedad silmad, et suppusid. Ma mõtlesin nagu sellised, tead nagu nälgivad teil, vaata. Sügavad silmad, okei. Juhtus siis ammu selline humoorikas intsident. Saime ühel õhtul kokku, tiksusime autos, lobisesime ja suudlesime. Varsti olime juba auto tagaistmel ja kui tavalised me tiksumised seksini jõudnud, siis seekord mõtlesin, et no laadna, suudlused olid meid nii üles kütnud, et why not, seksime. Mees siis seal midagi sättis ja sahmis ja aru ei saanud, mis teeb. Proovis sisse lükata ja no mingi jama oli. Proovis korra, 2 ja 3. korda ja kui 4. korraga oli oma peaaegu kõva emmi mulle sisse saanud, võttis uuesti välja ja ütles, mul tuli. Tõusis püsti, läks autost välja, tegi suitsu, siis istus esiistmele ja ütles viin su koju. Sahmisin siis mina käppelt püksid jalga, hüppasin esiistmele, et no kui koju, siis koju. Seisin maja ees ja mõtlesin, what the fuck, oli see nüüd sooritusärevus või mis just juhtus? Teinud siis midagigi, et mind ka lõpuni viia. Igatahes proovisime peale seda 2 korral veel õnne, aga mõlemad korrad ebaõnnestusime taaskord, sest küll ei tõusnud või vajus juba jälle ära. Hästi kahju, mees ise nagu suhkrutükk, keda iga päev maiustaks, aga hiljem olen kuulnud, et eks ta sellepärast siiani saadaval ongi. Teile aga jätkuvalt päikest ja naltsi. No jah, taast nagu kui sa vaatad, keegi nagu suhkrutükk on nii-öelda vaba, siis mõtledki, et mis siis. Aga vaata, mulle meeldib see Eesti naise järjepidevus, et ikka 2 korda proovime veel. Aga tegelikult tõesti, esimene kord võib igasuguseid asju juhtuda, et okei, could happen. Aga kui see juba 2 korda juhtub, siis seda 3. korda sul ei ole mõtet proovida, sa ju tead, mis. See on jah, aga Plus see, et ta mingi, siis hüppab välja, läheb teeb tobi ja siis on mingi tai, Jah, et sina jääd nüüd sinna või. Või mingi läbi tõmmata, ta isegi tõmmanud läbi siin, vaata, muidu oleks läbi tõmmatud vaib, aga isegi ei tõmmatud läbi. Nagu me oleme rääkinud, et need mehed, kellel on väike M, need tihti peale nagu pingutavad rohkem. Ja ma mõtlen, et kui mul oleks mehena siuke probleem, et mul siis, ma ei tea, kas ei tõuse või läheb kohe pauk lahti, viisakas oleks siis ju enne naisterahvaga tegeleda selles suhtes, et sa võid ju õnne proovida, aga alusta sellest, et nagu mitte lihtsalt, et ma ei tea, vehid seal oma mingi lõdva emmiga ja siis oled mingi davai koju ära. See on nästi. See on rüvetatud tunne natuke. See on rüvetatud tunne. Call the police on minu soovitus. Topile ja siis mingi tai. Nagu taksojuhtaks. Nii, kuhu viskan. Oi jumal. Nuss nagu noaga lõigatud. Teil kõigil kehvad õhtud. Tšau, Malju ja Kristina. Minu jutt pole küll eriline salajutt, aga pean saama siiski selle hingelt ära rääkida.
Oleme mehega koos olnud pea 5 aastat ja sellest 1,5 aastat on nuss nagu noaga lõigatud. Algul ei olnudki eriti hullu, aga kui hakkad juba pea iganädalaselt tulema vabandused, et ta keha on tööst väsinud ja niisamuti ta ka väike mees kurnatud pikast päevast ja vaatame ikka mingi muu päev, siis muutus asi minu jaoks imelikuks. Kuidas see võimalik on, et varem jõudis maha ja taha panna ja nüüd järsku nii väsinud? Kui aga julgesin initsiatiivi enda kätte võtta, lükati ka see tagasi vabandustega, et Kaila, ma täna tõesti ei jõua. Nagu mida kuradit, kas tõesti ei suuda mees seksida ja olen mina tülgastav? Olgugi, et pakkusin, et võin ise mässata ja möllata, aga ei, härra ei võta lihtsalt vedu. Kuidas on see võimalik, et täis elujõus mees ja testosteroon on ümmargune 0? Algus arvasin, et äkki hoorab lihtsalt kuskil mujal ringi, aga ei, vanal poole peale töö ja kodu muud ei olegi. Seda enam mina ei saa aru, et milles see asi on. Mina igatahes olen meeleheitel ja Lelost jääb juba väheks. Mis nõu teie annaksite? Me anname seda sama nõu, mis me alati anname. Sa pead küsima selle mehe käest, mis tal viga on. Ta ütleb, et ta on väsinud. No aga mine arstile siis. Selle, nagu päriselt, aga mine siis arstile. Ei, ma olen mingid, nüüd sa võtad, me oleme Eesti riigis, sul on 30 päeva puhkusaega, nüüd sa võtad nädal aega puhkust ja nüüd me lihtsalt nussime nädal aega või ma võtan oma asjad ja tõmban naaksu. Ja mõtlen ka, et nagu okei, ma mõistan seda täiesti, et noh, mõni kord oledki väsinud, sa ei saa, ega meestest ei saa ka eeldada kogu aeg, et nad nüüd mingi fuck machine'id on, aga tõesti, kui sa on ikka pikema aja peale ja sa oled nii väsinud päriselt, aga sa pead siis arstile pöörduma, kui sul nagu ikka siuke väsimus on peal, eriti kui sa enne oled nagu tahtnud ja nüüd sa oled nii väsinud. Ma arvan, et noh, jällegist mina vana aja oma kõik haigused, mina arvan, et tal on verevähk. Päriselt, sest et selle üks tunnus on see, et sa oled hästi väsinud. Ma tean seepärast, et ma arvasin vahepeal, et mul on verevähk. It's not funny. Ma tegelikult ei ole siiani välistanud seda, ma ei tea, kuidas seda välistada. Testiga. No ma ei hakka nüüd, ega ma hulluks ka ei taha sellega minna, las ma lihtsalt kodus mõtlen. Ei, ma lihtsalt mõtlen, et päriselt, kui nagu tõesti täiskasvanud mees on nii väsinud, okei, tavai, tal ei pruugi olla verevähk, aga nagu äkki on mingi vitamiini puudus, külm, pime aeg, käid hommikust õhtuni tegelikult tööl, kindlasti on ka kodus mingisuguseid asju teha kogu aeg. Töökaaslased käivad närvidele. Äkki on vitamiini puudus. Ja siis tekib, vaata ma kardan, et mehel võib ka tekkida ju see, et no, et kui sa juba mitu korda oled pidanud naisele ütlema, et sorry, ma ei tea, ma olen väsinud, ma ei taha, ma ei vitsi, siis lõpuks tekib endal ka see pinge, vaata nagu, et fuck, tunned ennast võib-olla halvasti ka, sa oled väsinud, nüüd sa tunned, et sul on nagu mingi surve peal, on ju. Ega naisena ka ei tahaks ju, kui mul on endal mingi, ma ei tea, väss kogu aeg peal ja siis mees on mingi solvunud. Või noh, ma ei tea, kas see naine on solvunud, aga ta on lihtsalt tahaks raudteed saada. No ta jah, ei ole pigem solvunud, ta tahaks. Tal on küsimused. Tal on küsimused, tahaks seksi, aga ma ei tea, ütle talle, et siis tõesti, et ta läheks arsti juurde. Jah, tehku vereanalüüsid. Äkki ongi nii lihtne lahendus, et inimesel on D-vitamiini puudu ja pärast saad jälle siukest sängisambat teha, et pahaka. Reaalselt. Love me some sängisamba. Sama. Pole saanud muidugi. Ma ka mitte, mul on päevad. Mul on ka päevad. Millal sul hakkasid? Üleile. Mul ka! Me oleme sünkis. Sünkis! Oh my goodness. See ma peaks äppi ka kirja panema, mu päevad hakkasid, muidu ma unustan ja vahepeal mu äpp oli mingi, su päevad on 40 päeva hiljaks jäänud, ma olin mingi, see on ära, ei, ma olen unustanud. Loginninud. Nonii, hei tüdrukud, nii armas, kui keegi tüdruk ütleb meile. I feel so young. Me oleme tädid juba tegelikult. Daddy. Tädi. Olen olnud 5 aastat suhtes, mis on olnud põhimõtteliselt selline, kus kokku ja lahku käimine on iga 3 kuu tagant. Enamasti on olnud minejaks mees, sest elan lastega omas kodus. Koht, kuhu ta läks, oli tema vanemate maja. Ei kontakteerinud minuga, vaid vahel küsis meie ühise lapse kohta. Ja siis hakkas tagasi imbumine. Naise süda on nagu lehmamagu. Seedib ühte ja sama mitu korda. Ehk mõistate, mida mõtlen. Korduvalt lubasin meest tagasi. Kuklas tiksumas teadmine, et ükskord ta jälle läheb. Põhjuseks oli vastutuse mittevõtmine. Ei lapse ega suhte eest. Aga iga kord mõtlesin, et äkki ta nüüd muutub. Tänaseks on ta minuga olnud 6 kuud järjest. Mõtlen salamisi, et kas ta on hakanud mingit rohte võtma või mismoodi ta nüüd suudab. Kuid minu kirja peamine point on tegelikult hoopis millestki muus. Nimelt ei ole meie suhtes seda sädet. Seksime 6, heal juhul 5 korda, kui sedagi. No, ma ütlen sidebarina, et arvestades siin, mis kirju me vahepeal saame, 6-5 korda on ikka üle 1 korra nädalas. Nii, et ei, see on ikka hea, kuule see on väga aus. Ega see nüüd tõesti...
aga okei, põhjus lihtne. Mina ei taha naisena temaga midagi teha, sest ta ei kohtle mind naisena. No sa tahad päris palju teha selles suhtes. Saan ikka väga palju kätte, sa ei saa öelda, et ma ei taha Ma ei taha midagi teha. Aga ainult 5 korda, põhimõtteliselt iga nädal nussida, aga muidu ma ei taha temaga mitte mingit Ma ei taha tegevust. näha ka. Nii, ta ei kohtle mind naisena. Ei ole kingitusi. Okei, üks oli jõuludeks 35 eurosed kõrvarõngad, mida ta pidas kullaks. Muidu, kuidas sa pead kullaks 35 eurosed kõrvarõngaid? Aga okei. Aga kuna mul on allergia ja ta teab seda, siis üsna ruttu sai selgeks, et mees lihtsalt punnitab minimaalselt. Olen rääkinud, mis mulle meeldib ja mis mitte, aga ma ei saa leppida sellega, et mees annab miinimumi, aga vastu soovib täielikult komplekteeritud rõõmust naist. Asi pole kingitustes, tõin lihtsalt lähima näite, aga see on minevikus täpselt nii olnud. Kodus teeb hädavajaliku ja elementaarse. Viib prügi, toob puid, vahel teeb ka hommikuks kohvi valmis. Lähiajal põles ta lapsepõlvekodu maha. Nüüd tal pole kuhugi põgeneda. No shit, et on siis 6 kuud sinuga olnud, mis kuradi rohtu võtab, meil pole minna kuhugi. Kõige parem on endale mees võtta, kes ei saa Kelle pole kuhugi minna. Aga samas, kui ta on nii sitt mees, siis tegelikult oleks hea, kui ta oleks kuhugi minna, nagu far, far away. Ei, nagu ma mõtlen seda, et ta mingi teeb hädavajaliku ja elementaarse. Nagu tegelikult, mis ta ongi, vaata viib prügi ja toob puid ja teeb kohvi ja. Näete, selles suhtes, et see on nagu okei, tore, kui keegi seda teeb. Nojah. Et nagu, et samas ta ei ole ka see, et ta ei tee mitte midagi, et lihtsalt istub. Ja prügivii on vastik, puitu on vastik. Ja enamus, nagu paljudel on siin naised, kes mehed istuvad kodus, kes võib-olla nagu nii-öelda ütled, et head mehed, aga tegelikult ei tee mitte midagi, ei tee nii paljuki. Noh, okei. Nii. Viimati ütlesin talle, et olen väsinud kõigile ema olemast ja kui ta mind naisena ei võta, siis leian lihtsalt teatud vajaduste rahuldamiseks mujalt lahenduse. Tunnen, et sama hästi võiksin ka olla suhtes, kus igapäevaselt koos ei oleks. Vähemalt ei oleks kodus isast, kes enamus oma ajast telefonist tiksub ja kogu nii-öelda lastevaba aja oma salapärase eraeluga tegeleb. Olen väsinud tähelepanu otsimisest ja minus on pead tõstmas närvilisus. Kirg on suremas, viimaseid hingetõmbeid tegemas. Nagu autopiloodil, rutiinis ja suhtevankrit üksi vedamas. Ikka ootaks, et mees märkaks, suhtleks, tunneks huvi suhteprobleemide lahendamise osas, aga ei viitsi enam. Ütlen ausalt, olen hetkel vallaliste peale kade, päriselt. PS, kas 42-aastasel naisel ongi veel lootust kuskilt keegi leida? Ja no tegelikult hetkel suht suva, kas olen üksi või apaatse isasega. Üksi oleks ilmselt vaimselt lihtsam. Füüsiliselt saan hakkama, käin tööl ja suudan ennast ka ise ära majandada. Kuidas sellises seisvas vees väsinult mitte uppuda? Milline kõrs oleks abiks? Kas saadaks lihtsalt perse ja las kolib kuuri? Kuidas teie sellises olukorras toimetaks? Mulle tundub, et see naine on tegelikult oma otsuse ju teinud. Ütled siin nii kenasti välja. Sul tegelikult ei ole huvi temaga seksuaalselt, ma saan aru, et ta tahaks võib-olla siis ise rohkem, kui ta ütleb, et tal ei ole eriti huvi. Ma saan temast väga hästi aru, kui see mees jookseb kogu aeg minema, ta ise ütleb, et mees läheb kogu aeg minema. Ja praegu lihtsalt pole läinud, tal pole kuskile minna. Jah, aga vaata, võib-olla sellest ongi see trauma pand, vaata. Et kui ta ise ajaks ära, võib-olla tal oleks lihtsam, aga kui mees läheb, siis sul tekib see, et oot, ei ära mine, vaata. Nii, et ta kohe võtab ta tagasi, aga tegelikult ta saaks üksi hakkama. Sa ise ütled, et saad üksi hakkama ja vaata, mis ta küsis, et kas 42-aastase naisel ongi veel lootus kusagil veel kedagi leida. Tegelikult nagu õige, nagu see vastus, mida kõik ütlevad, mingi et sa võid leida oma armastuse ka siis, kui seda ei oota 5 aasta pärast või mis iganes ka 50-selt, aga ma ütlen praegu 30-selt on suht aga pigem soovid, kui sa tahad olla vallaline, sa ole vallaline, aga kui sa mõtled, et ma leian kellegi uue, siis seis on. Eriti veel 40, ja kui sa oled juba 30-selt vallaline, miks siis 40? No aga kuule, inimesed abielluvad ka kuradi 80-aastased. Aga teoreetiliselt on sa võid leida nagu nii, et selles mõttes, aga et ma ei saa sulle siin lubada. Ja, aga kui sa saad üksi hakkama, siis ma arvan, et go for it ja kui juhtub, siis juhtub, on ju. Siis ta ise ütleb ka siin, et mul on üksi on vaimselt isegi lihtsam, siis ma praegu tundub, et ta jääb natuke nagu selle taha, et aga tal ei ole kuhugi minna, las kolib kuuri. Kui sina oled 42, ma eeldan, et see mees on umbes sama vana. Ta on suur poiss, ta vaid ta peabki ise välja mõtlema, kuhu tal minna on. Ega ta ei ole mingi ala arenenud, ma loodan, et see on puudega inimesega koos ei ole, kes mitte midagi aru ei saa ja ei tea, kuhu minna. Vaata. Et nagu, las ta läheb siis. Kui ta kogu aeg nagu nii tahab minna, siis saada ta teele, ma arvan ka mõttetu. No võt,
aga need olid siis need kirjad tänaseks ja meil olid tänased kirjad. hakkame siis jagama. Hakkame jagama. Kuusekese kõhutuul. Ma ei näe mitte midagi, kes sealt tuleb. Siin on Candy Pop. No paneme, kas siis see kõhutuule asja, no tunduvad noored ka või ma ei tea, kas see oli ammu, pääsena Candy Pop. Jah, no Nii. kuule, mis noored, mina tellin Candy Popi ja ma olen literaali jõudes. Sa ei ole. Nii, kuidas ma lapse nime ära vahetasin? No, talle võib siis ulaka anda ju. Jah. Nii. Siis iga Mari on loetud. Temur tuleb järgmisena. Temur. Ja Milady on see, kellel I Need Answers. I Need Answers, jah, kellel on vetsu küsimused. Ja siis minu juuste saladus on mu suhkrutükike. Jah. Nii. Need siis said auhinna, minu saladus. Nendel oli auhind, sorry. Täpselt nii palju meil neid on. Vahepeal siin. Jah, mis me siin ikka vabandame. Teie auhind on, et te saate seda podcasti kuulata. Jah, olge nüüd apid. Aga oli tore ja kohtume siis järgmisel nädalal. Kohtume järgmisel nädalal. Bye! Ciao!